Rohkem kui 40 firmale koduks olev Kagu-Eesti innovatsioonikeskus Võrus Räpina maanteel on viimaste aastate jooksul kasvanud piirkonna üheks suuremaks tööstuspargiks. Kuid juurdepääs sellele on endiselt pärit ajast, kui seal üksinda laiutas mööbligigant Vermo. Positiivne areng, mis siin keskuses on viimastel aastatel toimunud, on välja toonud sellise kitsaskoha, mis puudutab nüüd juurdepääsu teid territooriumil. See hõlmab nüüd Räpina maantee ja Põllu tänava nurka. Seda endist tööstusala, mis kunagi oli ainult ühe ettevõtte omandis ja on piiratud alaga olnud. Ja me oleme suhelnud ja vaadelnud, kuidas meil elu käib siin ettevõtetega ja näeme seda, et tegelikult toodetele ja teenustele, mida nemad osutavad, on väga keeruline juurdepääs. Ühest väravast peavad mahtuma sisse-välja sõitma nii suured rekkad, Võrumaa liinen teenindavad bussid, kiirabiautod, paljud kaubikud, sõiduautod ning ka jalgsi liikuvad inimesed. Me oleme kasutanud Keiki sissepääsu ja rõõm on täna tõdeda, et Keiki territooriumil on elu aktiviseerunud, siin on väga palju ettevõtteid ja tõsiseks pudelikaelaks transpordi ja ka inimeste liiklemisel on üks peavärav, mida on ilmselgelt vähe. Ja praegu me olemegi siis Vermo tootmishoone juures, kus transport, et minna kohe siit Põllu tänavale, peab ta liikuma territooriumil ja selles mõttes takistab ka teiste liiklemist siin territooriumil. Sissepääs, millest me räägime, jäävad kahe betoonposti vahele. Ehk nüüd ongi, kui see rekka tuleb Vermosse siia või ta tuleb siia alla teiste ettevõtete juurde, siis saab ta sisse käega näidatud sissesõidust. Ja ta ei pea minema mööda territooriumit kolama. Seda ettepanekut me oleme linnavalitsusele teinud, sest juurdepääsualad puudutavad linna enda maid. Ja oleme ettepanekuga teinud seda, et teha siis kogu Räpina maantee ulatuses jalgrattateed, et eraldada ära siis sõidukite juurdepääs territooriumile ja et töötajatel oleks juurdepääs territooriumile turvaline, siis peavad olema eraldi sissepääsud transpordile ja jalakäijatele. Võru linnavalitsusest kinnitati Lõuna-Eestlasele, et ettevõtjate ettepanek esitatakse järgmise aasta eelarvesse. Täpsemad tööde mahud loodetakse kokku leppida lähematel nädalatel.